Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood, Mihhail. 20. Super töö. XX daamid ja härrad ongi 20. Meie saatesse on jõudnud üks kihvt mees, kes on tulnud läbi Hollywoodi tähtede. Ja tänaseks on ta jõudnud üldse YouTube'i platvormi ja ta ei ole seal niisama mingi mees, kes teeb sulle igasugustest produktidest tutustusi või räägib mitu korda nädalast jõusaalis käib või kui palju ta kana õhtuks sööb, vaid see mees on sõjablogija ja vaatajaid on tal ikkagi, nagu ma aru saan, siis väga-väga palju. Tere tulemast saatesse, Artur Rehi, rõõm näha. Tervist. Enne kui me läheme üldse kogu selle asjaga nagu läbi Ameerika mägede, siis minu küsimus on see, kuidas on niimoodi? Välimus sul on. Sa oled super hea välimusega ja võiksid olla action filmi peategelane. Kuidas on niimoodi, et üks Hollywoodi mees jõuab hoopis tagasi siia ja hakkab tegema mingisugust asja, mis on tema jaoks nagu hästi tugev ja südamelähedane missioon? No terve elu ma ikkagi tahtsin näitlejaks saada ja YouTube'i ma hakkasin tegema juba 15-aastaselt, 2011 wow. Ja 12. klassi keskel käisin katsetel Londonis, sain sisse Hollywoodi näitlemiskooli The American Academy of Dramatic Arts. Käisin seal 3 aastat, see oli omamoodi suur seiklus ja väljakutse, et kuidas olid õppemaks ja no me räägime siin mitte päris mitme 100 000, aga kindlasti üle 100 000 euro. Noh, üksik ema 4 last, eks kus sa need rahad nagu saad, tuli täiesti läbi seina minna, et see raha nagu kokku ajada, aga see sai tehtud. Ja 3 aastat seal Hollywoodis tegi mulle selgeks, et ma tegelikult sees poolt ei ole näitleja tüpaaž üldse. Ja mulle ka ei meeldi üldiselt teised näitlejad. Kui keegi nüüd on näitleja seda kuulab, siis see ei ole nüüd kui reegel, et kõik näitlejad on ühesugused, aga LA's just kipub olema selline väga tugev enesemüümise harjumus näitlejatel, et kõik müügiks, kõik mida ma teen, iga minu arvamus, vaade, kõik on ja mulle ei sobinud see. Et pärast 3. aastat ma sain tööviisa seal, aga samal ajal ma sain ka 3. aastat järjest kaitseväe kutse ja see oli nagu väga agressiivne juba, nad ütlesidki, et davai, nüüd on trahvid, nüüd on passi ära võtmine, et sa pead tulema. Ma siis okei, et anname ennast saatusele, lähme kaitseväkke, et Hollywoodis otse Kuperjanovisse mändide vahele, et see niimoodi see läks. Kuperjanoviga oli selline äge asi, et ma olin üsna noor poiss ja kunagi kooli päevikute taga olid need kaitseväepapid erinevad. Ja iga aasta alates kusagil 4. klassist ma tegin Kuperjanovile ringi ümber. Ja mind pandi Tallinnasse aega teenima ja ma ütlesin kohe, ma olen Kuperjanovisse mind juvita sellepärast, et see oli mu kinnisidee väiksena. See leping lasti hundist läbi, mind pandi Kuperjanovisse, sinna ma läksin, ma ei kahetse seda, kes on kord Kuperjanovil on olnud, on seda ka igavesti. Kuidas see sinu teekond sinna Kuperjanovisse niimoodi läks? Kas sa panid ennast täpselt samamoodi sinna vabatahtlikult või sind määratigi? Kuule, see mees on paha poiss olnud, paneme ta kohe sinna kõige karmimisse kohta, hüppe sinna. Puh. Ma läksin vabatahtlikult sinna ja ma tollal olin, nagu sa kirjeldad ka, et ma tahangi seda kõigemat tunnet, et ma lähengi jalaväelaseks ja nii edasi. Ja küsiti, kuhu sa tahad minna, ma ütlesin Kuperjanov, mind pandigi Kuperjanovisse, aga aus vastus, mis ma siin ikka nagu valetama hakkan. Ma ei nautinud ajateenistust üldse. Mulle ei meeldinud magada jaotelgis, metsas, juurikat tagumiku all. Mulle ei meeldi magada 5 tundi öösel. Ma olen rutiinne inimene, ma tahan 8 tundi täis saada, hommikul tööle minna efektiivne olla. Et kaitseväes ma seda ei saanud. See ei ole nüüd nagu löök kaitseväe pihta või ajateenistuse pihta, lihtsalt see on siuke süsteem ja niimoodi on. Aga ma ei nautinud, see oli minu jaoks väga raske, nagu ilmselt päris paljude jaoks. Et ma olin 8-kuuline, 8 kuud peaks olema siis jaoliige, jalaväelane, aga kuna ma olin Hollywoodis, käin mu inglise keel, see teine emakeel põhimõtteliselt, ma mõtlen inglise keeles, siis kui läks sidemeest otsimiseks, siis ja ma olin nagu LA-st tulnud, ma olin väga proaktiivne, et seda kaitseväes võib-olla ei näe nii palju. Küsiti kohe, et kes oskab inglise keelt, mina tõstsin käe kohe, kes tahab teha sellist asja, tõstsin käe kohe ja pidi saama kas jaoside või rühmaside, aga ma kuidagi nagu surusin ennast kohe kompanii sideks, et minust sai siis kompanii ülema sidemees. Ja
mul see positsioon jalaväelase kõrval nagu tundus mulle päris okei, et ma sain olla vähemalt juhi positsiooni juures, näha, kuidas see toimub, mulle meeldib see, näha, kuidas asjad laiali liiguvad ja kõik see. Aga nüüdseks olen ma juba Stratcomis, sest see, mida ma YouTube'is teen ja Ukraina sõjaga seoses teen, et see, mida ma teen, seda saab paremini ära kasutada Stratcomis. Kui läheb sõjaks, on vaja kujundada narratiive, on vaja edastada infot õigel viisil õigetele inimestele, võib-olla ka valeinfot, kõike seda läheb Stratcomis vaja. Et nüüd minu reserv sõjaaja ametikoht on siis praegusel hetkel ülemreporter. Kuidas see teekond on olnud nüüd sul üsna kirju, kuidas sa jäid peatuma nüüd selle sõja blogimise peale? Kas see mingisugune missioonitunnetus hakkas sul hinges käima, et kuule, see asi siin, mis toimub, ei kõlbu kuskile, ma tahan sellest rääkida ja hakkasid nii-öelda seda enda häält rohkem välja panema ja sellega siis seoses aina rohkem kasvasid üles poole? Hästi palju küsitakse küll jah, et kuidas sa sinna jõudsid ja mis saab, kui sõda lõpeb ja mis siis saab, aga ma alustasin YouTube'i, kui ma olin 2011 aastal, et siis oli, Andrei Zevakin oli mul ju ka klassivend, eks ole, filmisime koos, tegime pulli koos, airsoft relvad ja nii edasi, jooksime aias ringi, töötlesime need muzzle flashid otsa nendele, olime kõvad vennad koolis, et näe, tulistame pauh. Aga selleks ajaks, kui ma läksin Hollywoodi, ma olen juba 5 aastat teinud YouTube'i. Hollywoodis ma lülitusin inglise keele peale, tegin videosid nagu Estonian man reacts to Finnish language ja nii edasi, ja sükesed naljakaid videosid, eks. Ja siis, kui ma läksin kaitseväkke, siis seal ei lubatud üldse filmida, aga mul natuke süke rebel olen ja ikkagi astun üle piiridest, et pärast sõduri baaskursust Alfa kompanii, jalaväe kompanii, siis neil on üks tööriistakuur, seal väike süke hütikene otse kompanii maja ees. Kiilakas nagu ma olen seal kaitseväes nagu kõik teised, vorm seljas, õhtul saime tund aega vaba aega, võtsin oma kaamera ja laptopi, hiilisin salaja sinna tööriista kuuri ja tegin videod, et saed on mul selja taga seina peal, seal mingid haamrid ja Estonian soldier reacts to American military fails. Ja siis vaatan läbi, naeran, F-18 kukub vette lennuki kandjalt, naeran, eks ole. Ja räägin, mis me siin Eestis jalaväelastena teeme, et ma pole lennukid ja tanki elus näinudki. Ameeriklastele väga meeldis. Siis kaitseväest nagu nähti seda ja hakkas see nagu laviin ülevalt alla tulema, et mida sa teed, et sa ei ole meilt luba küsinud, vormi kandmise eeskirjad on valed, krae on valesti, sul pole Kuperjanovi kontigi peal juba filmid ennast, taheti kartsa panna. Aga ei, video sai üle 1 miljoni vaatamise ja siis hakkasid tulema nagu teised laviinid sealt alla, et aga meil tegelikult pataljoni tutvustavat videot ei ole, 120 mm miinipildi tutvustavat videot ei ole, äkki teed need ära meile, eks ole, see video tegelikult sa tellid, see maksab 5000 €, aga samas meil on siin nagu vaja teine, kes võib-olla tasutada ära, mine tee ära, eks. Ja nii ta läks, ma hakkasin nagu militaarcontenti tootma ja siis kui ajateenistus läbi sai, siis ma jätkasin sellega, et 2019 juunis ma sain välja 3 aastat, ma Eesti reservväelasena just kui reageerisin erinevatele kaitseväe, sõjaväe videodele YouTube'is, erinevate riikide omadele, rohkem meelelahutuslik kui hariv, aga siis hakkas, ütleme jaanuar 2022, CIA ja Joe Biden tulid selle infoga ju väga avalikult 2 kuud, 3 kuud juba enne. Vaadake satelliitpilte, kõik on näha, väed koonduvad, tankid siin on nii palju neid, kõik oli näha kõigile. Et kui sa lähed praegu mu kanalile, sa näed jaanuaris juba videot pealkirjaga When will it happen? Et see ei olnud nagu reaktsioon, see oli nagu ennetav, et see juhtub ja millal mul on valmis. Ja kui kell 5 hommikul siis see asi käima läks 24. veebruaril, siis sellest hommikust ma arvan, et ma laivisin terve öö, kuna ma vaatad on Ameerikas, siis livestreamisin neile nagu 7 ööd järjest, ma arvan ikka, kuni ma nagu väsimusest põhimõtteliselt kokku kukkusin ja ütlesin, et ma ei laivi enam, et ma lihtsalt teen päeval videosid. Aga ja seda ma tegin ka kaitseväe vormis ja siis jälle kirjutati kaitseväest, kuule, et sa ei tohi seda vormi kanda niimoodi, et see nagu ei ole okei tegelikult, et see on äge, mis sa teed, aga sa tegelikult ei tohi vaata, et ja siis ma pidin ära kustutama need videod kõik esimese nädala aja omad. Aga sealt see läks, sellest esimesest päevast saati on see olnud mu igapäevane töö ja ka sissetulek. Väga pikk lugu sellele ühele küsimusele nüüd, aga jah. Kuule, sa ütlesid, et sa ei ole näitleja tüpaaž. Mis see tüpaaž on? Et
sa tõid välja, et näitlejate puhul kõik on müügiks, et põhimõtteid ei ole. No, tõenäoliselt päris nii see ka ei ole, et aga see, mis vastab tõele kindlasti, et iga kutse, iga valdkonna puhul peab olema ka mingi nagu sisemine tüpaaž, et olla edukas. Ja ütle palun, et mis on siis õige sõjablogija sisemine tüpaaž? Sõjablogija tüpaaž, eks see läheb iga asjaga kokku, aga sealt tuleb minu arust natuke ka see egode mäng, et mind vaatas, komplimenteeris mu välimust ja kõike see ego, eks ole. Kui seda ego on väga palju, võib-olla siis tunduvadki mingid pakkumised väga meelitavad ja ahvatlevad, ja siis peab olema seda võimekust öelda ei neile. Et mingis mõttes ei tohi olla nagu väga massiivset ego. Et näitlejana see tuleb, ma arvan, isegi võib-olla kasuks, kui sa saad mingit mulli puhuda natuke olla, süke inimestele läheb peale. Aga sõjablogijana on see jube kahtlane, kui sa oled sõjablogija ja näiteks teed kasiinodele reklaame oma sõjablogis. Et nad maksavad jube hästi. Aga on mingid nagu reeglid, et sa ei saa rääkida surnud lastest ja järgmisena öelda, et minge sainiga Unibetti vaata või see ei ole okei. Ja see on üks näide ainult, neid näited on hästi palju tegelikult. Ka näiteks erinev info, mis tuleb Vene poolelt, mis tuleb Ukraina poolelt, sa valid, mis infot sa edastad, mis viisidega inimestele, mingi info on kahtlane, ma ei tea, kas see on tõsi. Valigi nagu seda edastada, saaks sulle rohkem klikke, eks ole, aga jälle tuleb teha need valikud, et see tüpaaž ongi, et sul peab olema mingi sisemine väärtuste pakett, mis on absoluutselt muutumatu. Et kindlasti on kõigil inimestel niimoodi, aga ma väidaks, et sõjablogi positsioonis peaks see nagu pakett olema nagu natuke tugevamalt paigas kui võib-olla näitlejatel. Võib-olla provotseerisin väga paljusid näitlejad praegu, aga jah. See, mis sind motiveerib, on edevus või missioon? No jah, rasked küsimusi küsid. Ma olen edev inimene. Aga mul on tugev missioonitunne. Kindlasti missioon, aga minust oleks väga nagu rumal väita, et ei, siin pole üldse edevust, mis mängu ma mängin. Mulle meeldib olla kaameras, mulle meeldib olla tähelepanu keskpunktis. Ma naudin seda, aga ma olen leidnud viisi, kuidas ma saan selle panna tööle enda missiooni jaoks. Võib-olla siis Eesti jaoks ja ka Ukraina jaoks. Et ma usun sellesse võitlusesse ja ma saan oma platvormil kasutada siis oma ego ja edevust, et see asi teeniks nagu seda missiooni. Et niimoodi ma nagu enda peas seda õigustan, et mul ei ole mõtet väita, et ma ei ole edev inimene, no kes seda usuks. Võib-olla see ongi sinu edu valem, et inimesed tunnetavad, et see, mida sa teed nagu siiralt, aga teisest küljest sa oled piisavalt edev, et teha seda nii, et inimestele see ka meeldiks ja sina meeldiksid. Et ma arvan, et see on ju vajalik faktor, et kui inimene tarbib interneti sisu, siis see inimene, kelle käest ta seda võtab, peab olema huvitav, atraktiivne, teismoodi ja kindlasti edev ka. Jah, ma pean nõustama selles mõttes, et sõjablogi eesmärk on ka edastada infot nii paljudele inimestele kui võimalik infot, mis mina arvan, et nad peaksid teadma, mis minu silmis on tõde ja inimestel lihtsam vaadata, kui ta on meelelahutuslik, eks ole. See on ka minu kanali üks põhilisi komponente, et huumor, väga palju, väga tumedat huumorit, tumedamaks minna ei saagi. Et ma ütlesingi, et ma ei tee kasiinodele reklaami, aga minu jaoks huumor, absoluutselt jah. Et igas valdkonnas kõik huumor, surmahuumor, kohe seal samas, kui keegi sureb, ma teen sellest mingi väga-väga justkui ebasobiva nalja, aga inimestele see väga meeldib ja see on võib-olla ka ainus viis, kuidas saab nagu nii-öelda tarbida infot selle sõja kohta, ilma et see langeks sügavale depressiooni. Et paljud inimesed on, ma ei vaata seda sõda, ma ei loe uudiseid selle kohta, aga siis sa oled kohe infosulus ja siis on siin kerge võib-olla mingite narratiividega valele poole lükata. Mina eelistaks seda, et inimesed ikkagi tarbivad seda sõda, saavad seda kõik infot kätte, aga see on tehtud viisil, mis ei kuluta neid nii palju ja siis mina pakun huumorit selleks viisiks. Miks inimesed sõdivad? Wow. Miks inimesed sõdivad?
ma arvaks, et no ja kui me kõik kasutaks sõnu, et ja olekski reegel, et sa ei saa kunagi minna sõnadest edasi, siis sa peaks kasutama väga oskuslikult sõnu, et inimesi veenda. Aga kuna meil kõigil on võimalus kasutada ka vägivalda ja muid vahendeid, sest me saame, ma arvan. Mul on nagu selline teooria, et tegelikult inimesed teavad, et midagi hullemat kui sõda ei ole, aga mingi hetk unustavad ära ja eelkõige sellepärast, et kaotavad oskust tunda teiste inimeste valu. Aga sa oled selle sõja sees juba päris mitu aastat ja sa ütlesid, et üheks vahendiks selleks, et mitte hulluks minna, on nagu huumor. Ukrainas, et kuidas sina seda näed ja tunned, et kuidas inimesed saavad hakkama? Mis aitab? No Ukraina inimesel ja sõduril, üldse inimesel, kes elab Ukrainas ja saabki võib-olla üle päeva šahedi rünnakuid või õhuhäired kas või iga, eks ta muutubki apaatseks ja kui sa pead ellu jääma, siis väga nagu kaob ära see, et ma ei taha nii elada, ma ei saa, nagu kui sa pead lihtsalt ellu jääma, sa lihtsalt jääd ellu ja lähed oma eluga edasi ja moodustuvad igasugused vaimsed kaitsed selle kõige ümber, et sa lihtsalt elad niimoodi ja see on sinu elu ja läänest nagu seda vaadatuna, et kuidas nagu saab nii elada, et saab ikka väga hästi, et Kiievis registreeritakse iga päev abielusid, registreeritakse beebid ja lapsed sünnivad iga päev, eks ole. Sünnipäevad, isegi mingid baarid on lahti, mingi aine ööklubid mingis mõttes, et kogu elu on peaaegu et sama. Elu läheb edasi ja on väga ilusaid hetki. Ja ma ütleks kuidas selle kõigega hakkama saada ongi sõbrad, perekond ja kindlasti huumor. Et minu arust, kui elus ei ole huumorit, siis isegi kui ei ole sõda, on see elu väga kurb. Ja minu jaoks huumoris ei ole nagu tabu ka, et ma ei tea, kas see on nüüd väga halb asi, mida öelda, võib-olla ma ei tohiks, aga kui mul oleks vähk või kui ma oleks surmavalt haige või mis minuga juhtub, ma loodan, et mul jääb alati võime naerda iseenda üle, teha iseenda üle nalja ja nii, et ka teised saaks selle üle naerda. Ja seda ma vahel ka YouTube'is mängin nagu natuke lolli mingis mõttes, aga see võtab inimestel kaitsed ära, paneb relvad maha ja siis me saame nagu ühenduda paremini. Ma ütleks vastuseks võib-olla huumor ka, mis aitab. Kas see huumor, mida sa kasutad, kas sa enda jaoks oled loonud ka mingi piiri ja sa tead, et üle minna juba ei tohi või sõja puhul, et tegelikult piiri enam ei ole? No ma ei ole kunagi teinud surnud laste üle nalja. Ma kuidagi jällegi nagu kõige üle võib nalja, ma ei ole kunagi suutnud selle üle nalja teha. Ma ei väida, et ei saa, sest kõige üle tehakse nalja, aga ei, see on nagu olnud teema. No näiteks, kui me olime naisega Kiievis mesinädalaid veetmas eelmise aasta juulis, siis me sõitsime Kiievist Butšasse bussiga. Et ma tahtsin naisele ka näidata, naine tahtis ise ka väga näha, et mis siis seal Butšas juhtus. Vene armee hukkas 500 Ukraina tsiviilisikut lasuga pähe. Tahtsin talle näidata neid mälestusmärke seal, neid lugusid kõike. Ja selja tagant Kiievist hakkas siis suitsu tõusma. Ja õhuhäire oli ka, ma mõtlesin, järjekordne õhuhäire, pole midagi hullu. Aga igaks juhuks helistasin Jasperile, oma kaassõitjale, kellega ma koos Kiievisse sõitsin. Tema juba jooksis epitsentrisse ja ütles, et ballistiline rakett langes ja siis ma läksin kohe netti ja vaatasin, kuhu ta siis langes, mida tulistati. Tuli välja, et kasutati raketti KH-101, väga täpne rakett, väga kallis rakett, 10 miljonit maksab. Üks nendest Vene rakettidest, mis ei lase 200 meetriga mööda, mis laseb väga täpselt ballistiline, eks. Ja lasti lastehaiglat, Ohmatit lastehaiglat, kus siis spetsiifiliselt raviti väga rasked lastehaigusi, näiteks 4. astme vähk ja kõik muud haigused, mis
väga tihti lõpevad surmaga, et seal olid lapsed, kes mõned neist kindlasti ootasid surma ja vanemad olid nende kõrval ja toetasid ja just nagu seda haiglat pommitati ühe raketiga, täpselt, et see ei olnud nagu juhus, see oli mingi ohvitser oli uurinud välja, kus see haigla on, sisestanud need koordinaadid ja pärast vaadanud, kas see pauk käis ära, eks ole, kõik inimesed filmisid ja nägi, okei, käis ära, väga hea, kanname ette. Et Jasper siis jooksis sinna epitsentrisse ja sealt rusudalt oli seda laste karjumist kuulda nuttu, mingi aeg see jäi vait, hakati juba laipasid välja tassima. Ja vot see, sellest ma ei oska nalja teha, ma ei oska mitte kuidagi. Kindlasti on kuskil keegi, kes oskab ja ma ei süüdistaks teda, kui ta teeks, aga sellest ma ei ole veel suutnud nagu nalja teha. Kuidas tuli idee, et tead kallis mesinädalat lähme sõjatsooni? No... Ma olin selleks ajaks ju 7 korda käinud juba, 7 kampaaniat teinud oma YouTube'i vaatajatele, olid annetatud suured summad raha ja nii edasi. Annabel oli väga suur huvi, et mis seal siis Kiievis on ja ma alati tulen tagasi, räägin nii ülivõrdes, siis minu jaoks Ukraina, ma ei tea, kas on temperament või mis, mulle jubedasti meeldib see maa ja Kiiev ja üldse see nagu arhitektuur ja kultuur ja hästi meeldib, ma kuidagi seespoolt tunnen väga sarnaselt sellele. Ja Annabel oli ka, et mis sa räägid 7 korda, ma tahan ka näha lõpuks, et ma mõtlesin, ma korra pakun selle välja, aga ma ei pidanud isegi ta oli kohe nõus. Et kui ma raamatu esitlust tegin, siis ma panin suurelt ekraanile, et ei, ma ei sundinud oma naist Kiievisse mesinädalatele, et ta oli nõus, ta ise tahtis ka. Ja me läksime järjekordse konvoiga, läksime sinna, andsime autod armeele üle, droonid üle, näitasin Annabelile kõiki droone, tutvustasin sõduritele, alfagrupile. Ja siis meie konvoi liikmed lahkusid ja meie jäime 8 nädalaks siis Kiievisse. Saime raketirünnakuid, droonirünnakuid, aga sõitsime ka Karpaatidesse, mägispaasse, kus oledki katusel niimoodi jalad mulli vannis, mojito kõrval, korra käib õhu häire üleval, aga muidu lihtsalt päike 37 kraadi, eks. Väga, minu jaoks väga ilusad mesinädalad ikkagi. Nii et naine ei öelnud sulle, et tead kallis mees, aitäh, aga tead, sa oled mulle võlgu ikkagi ühe vähe kõvema mesinädala ka. Ta seda ei öelnud küll, aga ma võin ju reisima uuesti minna taga ja ta ei öelnud. See oli kindlasti raske talle ja eks kuidas suhtes on, et tead, mida naine sulle annab, näen seda, et tuli ja tegi seda, et ma võtan seda arvesse kõike ja tubli ja vapper naine on selles mõttes, et... Vägagi. Vaata, tõeline mees jääb enda naisele alati võlgu. Sõltumata sellest, mida ta teeb. Ma arvan ka. Jah. Ja Kiiev on nagu suurepärane nagu linn, väga ilus, väga ajalooline, aga ka teised Ukraina linnad. Ma olen käinud palju enne seda sõja käigus, aga on ka teised linnad seal päris rinne lähedal. Ja tõepoolest Kiiev elab tavaelu, aga need linnad, kus nagu iga päev on tunda, kuulda ja näha, et see elu ei ole päris tavaline ja normaalne. Ja üldse sõda ei ole normaalne. Ei peaks olema. Ütle palun, et kas sa oskad öelda, et kas sina näed, et kas inimene on valmis sõjaks või mitte? Et sa võid ju kõiki asju ette valmistada ja tunda, et sa oled valmis, aga see sama tüpaaž, et mitte iga inimene ju tegelikult on selleks valmis. Kas seda on näha või kui inimene satub, siis ainult siis saab teada, kas ta saab hakkama või mitte? Ma arvan, et selleks, mida üks inimene saab teisele teha ja kui palju ja kui urmalt, ma ei usu, et saab valmis olla ja ma ei usu, et saab selle hetkeni valmis olla, kuni see nagu valupunkt tekib. No see läheb filosoofilist võib-olla ka sinna, ma olen väga nõus sellega, et ise kogenud enda peale, et muutumine ja kasvamine toimub ainult läbi valu ja minu puhul ka, ma ütlen otsa, ma ei õpi teiste vigadest, ma pean ise haiget saama, et muutuda, et aru saada millestki, et ongi, et ma võin teine tegi vea ja õpin selleks, valmistun millekski, ei, ma pean nagu nii-öelda vastu lõuga saama, et siis mul on valus ja siis ma muutun. Et sõjas ka, et kas inimene on valmiseks,
võib-olla me arvamegi, et me ei saa hakkama sõjas või keegi võib arvata, aga ma ütleks, me oleme kõik palju tugevamad, kui me arvame. Lihtsalt mugavustsoonis ei saagi piirid kasvada, et ma ei ütle, et sõda on vajalik, aga see kindlasti annab meile siin Eestis ka perspektiivi ja ma ausalt usun seda, et kui hea riik meil praegu on ja kui hea meil siin on, et ma ei ole kordagi Eestis pidanud kell 5 hommikul õhuhäirega üles ärkama. Väga mõnus on magada hommikul, ma ütlen, ma olen rutiini inimene, ma lähen tööle, ma 8 tundi mind ei äratata üles kunagi selle õhuhäire äpiga, mis Kiievis õirgama hakkab telefonis, et mulle isiklikult annab see väga palju jõudu juurde, et võib-olla inimene, kes terve elu on Eestis vabaduse ajal kasvanud, nagu mina, võib-olla mõned teised reservväärlased kiruvad siinset poliitikat või kiruvad siinseid mingid institutsioone, aga nad ei pea iga öö ärkama Shahedi rünnaku peale. See on juba pluss, mida meie riigis on, mida võib-olla Ukrainas ei ole. Et jah, vastused minu arust ei saa sõjaks valmis olla, aga väga hea on läbi panna ennast sellistest olukordadest minu arust, tunda surmahirmu ja valu, et saaks ise kasvada, et saaks perspektiivi. Et see näiteks, kui ma olen käinud Ukrainas ja kartnud, et ma nüüd suren, sest nüüd see pomm langeb just minu hotelli peale, et kuradi elustunne on olla pärast seda ja väga hea on Eestisse tulla pärast seda. Et ma arvaks, et see on, nii vale on seda öelda, aga ma arvaks, et see on vajalik, sest inimesed unustavad ära, kui hea on tegelikult elu. Ma läksin Ukrainasse 3 nädalat pärast sõja algust ja kuulsin seda õhuhäiret hotellis. Ja tekkis selline tunne, et nagu see on nagu teine elu, nagu see on nagu film või nagu ei ole võimalik, et kuidas ma sattusin nagu siia, kus on võimalik õhuhäire ja võibki nagu rakett või pomm nagu tulla. Et see on väga nagu eriline tunne. Tead, miks ma küsin, et ma, nagu sa mõtled ju mõnikord selle peale, et näiteks mina mõtlen, et ma tunnen, et ma olen heas füüsilises vormis Kaitseliidu liige. Sain midagi teada. Ja muidu ma arvan, et mina olen see inimene, kes nagu saab hakkama. Et piisavalt tugev. Ja siis mingi hetk nagu tekib, kui sa oled nagu väga lähedal, näiteks nagu, kui ma käisin Hersonis ja vaatasin, et see on siin see on. Või sa näed seda, mis tegelikult toimub. Ja siis mingi hetk sa hakkad mõtlema, aga kas sa ikkagi päriselt oled selleks valmis, kas sa nagu ikkagi päriselt saad hakkama. Et see on ju midagi hoopis muud. Ja minu arust selleks, ma olen ka terve elu arvanud, et ma olen päris tugev inimene ja kriisiolukordades saan hästi hakkama ja ma üldiselt saangi, aga see surmahirm oli ikkagi väga toores ja ootamatu, mida ma tundsin ja ka viimasel korral ja igal korral, kui see õhuhäire käib ja näed võib-olla, et mingi droon jõuab väga lähedale, ühe hotelli kohal meil lasti otse Patriot, lasi otse hotelli kohal selle drooni õhku ja nagu see on madal plahvatus, mis nagu põlvedest läbi käib ja see tekitab küll ikkagi siukse surmahirmu, et ükski treening ja asi seda nagu ära ei võta. Ja võib-olla ei peakski, sest kui seda hirmu enam ei tunne, siis on küll siuke nagu apaatsus tekkinud juba, et ma ei tahaks nii tuim inimene olla, et see surmahirm nagu on siin ja see tuleb kaasa koos selle absoluutselt elustundega, mis on siin pool ääres spektrit, et lähen sinna, tunnen seda, tulen Eestisse ja ma käin tõesti siin nagu naeru näoga ringi, päike paistab ja ma lähen tööle, ma olen puhanud, mul on naine ja ma saan teenida raha, tehes asja, millesse ma usun nagu absoluutselt õnnistatud, et enne Ukrainas käiku ma ei osanud lihtsalt nagu näha neid asju niimoodi, et see lihtsalt andis väga palju perspektiivi. No see on väga hea, et sa sellist juttu räägid, sellepärast, et tihtipeale rutiini sees lähevadki asjad meelest ära ja ei oskagi võib-olla ühte ja teist asja nii väga hinnata. Et siis sina oled ju selles mõttes just see hea hääl, kes ütleb inimestele, et kuulge, et las sajab vihma, vähemalt ei saja sealt droone ja see, et väljas on tuul, las siis olla, vähemalt ei lase keegi sul siin kõrval maja õhku. Nii et hoidke oma inimesi, keegi tööle ja elu on tegelikult päris hästi. No jällegi jah, ma võin seda rääkida, mul on seda terve elu räägitud minust palju targemate inimeste poolt, kes annavad oma tarkust edasi läbi sõnade ja ma olen alati oma näpud tulla pannud, et inimloomus minu arust on see, et ma ei tea, keegi võib väita, et õpib teiste vigadest või sõnadest, minu arust tuleb ikkagi nagu haiget saada ja tunda hirmu ja need asjad läbi teha.
et ma ei pane ka kellelegi pahaks, kui ma ütlen, ärge kartke, vaid tegutsege, aga keegi otsustab ikkagi karta suurt Vene armeed ja paanikas kodus istuda ja telekat vaadata iga õhtu ja tunda seda hirmu ja ärevust. See on valik, seda võib tunda, ma ei saa kedagi süüdistada. Aga ma tahaks just rõhutada, et see on valik, et kui ta tahab, siis tal on alati võimalus otsustada mitte karta ja hakata tegutsema, näiteks minna Kaitseliitu või omada või anda endale oskused tegutseda kriisiolukorras. Sest kui sa tegutsed, siis sa ei karda, sul on lihtsalt nagu see tegutsemine sees. Et aga ja suur osa inimestest ikkagi nagu tahab karta ja sinna vaba riik, nad võivad seda otsustada. Kas ütleme nii tavaelus oled sa seda valu palju kogenud, et kui palju seda elukogemust on tulnud läbi valu? No ikka on, et ma üldse ei varja seda, ma peaaegu et igal pool seda ütlen, aga ma olen maksimaalse koguse antidepressantide peal, Zoloft on minu oma, ma olen juba 5 aasta nende peal ja minu spetsiifiline nagu vaimne olek ja aju nagu reageerib väga hästi neile. Nad töötavad mulle väga hästi, et nad ei tee mulle nagu mitte midagi muud peale selle, et kui ma kukun sinna vaimsesse auku, mul tekib tohutu ärevus ja hirm, siis mul on endal võimekus ennast sealt välja tuua. Varem ei olnud, ma kukkusin sinna auku ja see kestis. Aga nüüd ma tunnen, et see tablett nagu annab mulle selle võimekuse. Aga mul on hästi palju käinud ka psühholoogil ja pereterapeutil nagu väga palju aastaid. Aga jah, seda valu on ikka väga palju olnud, ma ei tea, võib-olla see on mingi tundlike inimeste asi, aga nagu ma ütlen, kui ma käin naeratades ringi ja tunnen väga rõõmsana ennast, siis teine pool on see, et ma tunnen ka väga palju valu vahepeal. Ja ongi valus ja halb ja raske, aga ma ei ole kunagi õppinud midagi, kui mul ei oleks väga valus. Ja minevikus on, abikaasaga on olnud võib-olla mingid perioodid, kus oled noor ja roheline, teed mingid lollusi natuke või kuidagi nagu mäletan meie suhte näiteks alguse aastatel, me läksime lahku alguses, me läksime niimoodi tülli, et ma nagu jätsin tema maha. Ja juba järgmine päev ma läksin teda nagu lausa tagasi anuma, et ma olin nii nagu noor ja roheline ja loll, kuigi tollal ma ei oleks jääleski arvanud, et ma arvasin, et mul on nagu mees juba vaata. Aga ma sain niimoodi, ise tegin niimoodi haiget endale sellega, et jätsin maa, viisin väga julmalt nagu, väga halvasti, kui kuulemat viisi pidi, jätsin maa ta ja ärkasin järgmine päev üles, nii et ma ei tundnud maitset, ma ei näinud värve, ma ei tundnud lõhna, et nagu otseses mõttes ajulist lülitus välja. Ja see oli minu tehtud mulle endale, keda ma süüdistan, kui ma olen seda ise teinud endale. Ja siis ma sain, jällegi andis väga palju perspektiivi ja ma olen tänulik selle eest, selle valusa õppetunni eest, aga nagu ma ise tegin seda endale. Et nüüd on meil nagu kõik korras ja me oleme abielus ja ma olen väga-väga õnnelikus suhtes, aga ma olen seal, sest ma tegin seda, et ma käisin korraks läbi selle, käisin korraks ära, panin käe tulle, vaata. Ja muidugi ma võtan 5. aasta antideprekat ka, et mingid haavad nagu jäävad. Aga jah, seda valu on olnud väga palju, aga ma arvan, et see on väga vajalik ka. Kui selle eest ära joosta, ega siis väga ei muutu ja ei kasva elus minu arust. Räägitakse, kui sa oled ise kogenud palju valu, siis sa nagu tunned ka teiste inimeste valu. Kuidas sulle tundub, et sa oled suhteliselt noor inimene, aga selle taga on juba päris korralik elukogemus. Kas sulle tundub, et sa näed inimesi? Ja väga kurnav on mulle terve elu olnud see, et ma olen loomu poolest hästi empaatiline. Ja see on, võiks öelda, et see on hea asi. Aga mul on saanud alati väga kurnav, sest ma sain selle tohutu empaatia kaasa juba lapsest saati. Selle teine pool on see, et mind on tegelikult kerge olnud nooremana ära kasutada vaimselt kui kuulajat või sõpra või tuge, sest mul ei olnud kaasaarenenud võimekust ennast kaitsta selle eest. Et ma olen olnud nagu terve elu suure osa nagu sirgumisajast positsioonides, kus ma nagu toetan kedagi vaimselt või olen nagu enne seda tahtmata vaimne tuge kellelegi. Nüüd ma olen õppinud ise ära läbi jälle tohutu energia kaua, kõik olen tühi täiesti, miks, ma olen liiga palju välja jäänud, hakkan õppima, mul on distsipliin paigas, mehaanilised müürid on valmis, aga kuidagi loomu poolest ma olen ikkagi et kui kellelgi on valus, ma tohutult tunnen seda, see teeb mulle haiget, mul nagu ei ole piire hästi läbilaskev. Et
ma tunnen teisi inimesi, ma näen nende emotsiooni, see on olnud väga kurnav terve elu ja nüüd ma nagu meelega väga teadliku vaimse distsipliinina, et kui ma näen valu, siis ma nagu ikkagi just proovin nagu eraldada, mitte see, et proovi just empaatilisem, mul on vastupidi, ma pean nagu panema müüri vahele, sest muidu ma hävitan ennast seespoolt ära. Ja tegelikult see on ka loogiline, sest minu arust kedagi ei saa aidata, kui sa ise oled pikali maas selle valuga, et sa pead ise olema ikkagi 2 jalaga maa peal tasakaalus ja siis ise saad aidata kedagi. Et jah. Ennem aita ennast ja siis aita teisi. Sa ei saa ennem teisi aidata, kui sa ei ole ise korras. Klassikaline. Artur, teeme hästi väikse müügitöö ka. Nimelt laua peal on ju näha, et sa oled ju valmis saanud sellise ägeda asja nagu 8 missiooni Ukrainas. Kaamera on sul seal, eks ju. Sulle, ma nägi, see on kingi ka lausa. Et räägi mulle hoopis sellest raamatust. Kuidas sa selleni jõudsid ja millest see täpsemalt räägib? Aitäh sulle, ma loen siis selle ka läbi. No seda on tegelikult suhteliselt lihtne lugeda, sest mul endal on väga tugev ATH diagnoos ja depressiooni diagnoos ja see võib-olla teeb mingid ülesanded nagu keeruliseks, näiteks lugemine. Mulle ei meeldi lugeda, mulle ei meeldi kirjutada. Vastikumad ülesanded minu jaoks, ehk siis ma sain toimetajalt selle lõppteksti tagasi, siis ma ütlesin, et no way, reavahe suureks, fond suureks, numbrid lehekülje külje peale, et inimene loeb ja lehed lähevad kiiresti, ta saab seda edu elamust, eks, nagu mina tahan niimoodi lugeda, et ma tunnen, et ma lappan lehte. Hea tunne tekib, et see on hästi lihtsasti loetav raamat, seal ei ole mingit looduskirjeldusi, seal on ainult action, bam, põhimõtteliselt, nagu mul peas toimub. Ja päris kiiresti ladusalt läheb. Aga jah, pärast viimast missiooni mõtlesin, mida ma nüüd teen oma vaba ajaga, et kui ma olin harjunud iga 2 kuu tagant, et panen ma nädal aega hommikust õhtul, et ma olen roolis, ma olen sõduritele autot, ma lasen eriüksustega järsku vabanes tohutu hulk energiat, siis ma mõtlesin, kuhu ma selle panen ja see tundus nagu loogiline asi, mida teha. Mitte, et ma oleks kirjanik või naudiks kirjutamist või mitte, et ma oleks üldse hea selles. Ma ei ole, ma olen päris kohutav, sest ma kirjutasin esialgu 150 lehte ära ja ma olin jube uhke selle üle, saatsin esimesele nõuandjale, kes mul oli, ta ütles, täielik pask, tõmba maha. Jälle sain väga haiget ja mis asju, aga lõpuks võtsin selle nagu vastu selle teadmise, hakkasin otsast peale ja kirjutasin 400 lehekülge ja saatsin nüüd teisele toimetajale ja tema siis tõmbas pool sellest maha, et see on 250 lehekülge ja see 400 nagu kokku pakitud, et see on hästi nagu action. Aga jah, ma ei ole kirjanik, ma ei pretenseeri sellele ja ma olen päris halb kirjutaja, et toimetaja aitas nagu selle teksti teha sükseks. Et nüüd on see hea ja huvitav raamat. Sa räägid action, sellega seoses mul tuli kohe meelde, et Mission Impossible'il tuli uus film, Tom Cruise ikka jaksab, mul on väga hea meel selle üle. Kui palju sina viid ennast kurssi action filmidega ja kui palju sealt on ka sellist tõeset asja, mida tegelikult juba näeb igal pool mujal ka? Ma vaatan väga palju filme, käin kinos naisega väga tihti, võib-olla 2 korda nädalas isegi ja kahjuks läheb liiga paljugi raha sinna, see popcorn ja kõik, see on nii hea lihtsalt. On probleem, hakkab rasva tulema. Apollo sponsorship. Oleks tore, kui maksaks selle eest, et sa sööd kaloreid, see oleks nagu hea, aga nad kahjuks ei. Aga action filmides minu arust need on lahe vaadata, ma väga hindan, kui John Wick ja Keanu Reeves on treeninud nagu aastaid ja laseb väga hästi, aga seal reaalsust on seal absoluutselt 0%, et 5 minuti jooksul 20 venda one-shotiga pähe lasta, isegi maailma kõige kiiremad ja parimad laskurid, nagu kui on action olukord ja pulss ja kõik, sa lased mööda, sa vajutused trigger finger, reaalsust seal ei ole. Tänaval siuke kung fu, backflipid asjad ei tööta, seal töötavad vaimsed asjad ja võib-olla esimene kiire löök, eks. Action filmide reeglid ei kehti päris maailmas, aga need on jube lahe vaadata. Kas arvad, et see action filmi maailm on jõudnud siis põhimõtteliselt samale tasemele nagu videomängud või ongi see, et nad käivad käsi käes oma vahel? Jaa, mis mõttes, et nagu... No, kui minul on viimasel ajal niimoodi, et kui ma vaatan mingisuguseid videomänge, siis mul on tunne, et seal taga on juba oma jagu tugevat Hollywoodi produktsiooni taha pandud. Kõigil ei ole saladus, et mängurid ootavad GTA 6, eks ju, sinna on ju jube palju raha alla pandud, et mida ma teada tahtsin, ongi see, et tegelikult see ongi ju midagi muud, et me ju, kui sul on reaalne olukord, siis sa ei ole see
videomängu action star, nagu sa ise ka ütlesid. Et see ei käi seinast seina täpsuse peale nii lihtsalt. Jah, no ma olen ise ka väga palju mänginud, mitte spordimänge, rohkem FPV, kasvasin üles Call of Duty seeria peal ja kõik on läbi mängitud ja ka Minecrafti ja Factoriat ja automatatsioonimänge, efektiivsusmänge, siuksed hästi palju, tuhandeid tunde. Nüüd palju vähem, kui seda hakkas. Aga kui sa rääkisid et see ei ole päriselu ja nii edasi, siis Ukraina on jällegi, nad moderniseerivad armeed viisil, mida ükski teine armee pole teinud, sest jälle läbi valu, läbi sunduse sa nagu arened ja nemad on sõjas, nad peavad arenema. Nemad on toonud mängurluse oma armeesse, sest droonipiloot vajab väga tugevat reaktsiooni ja võimekust, kuidas seda pilti nüüd tõlkida oma sõrme liikumisse, eks see kõik mänguri oskused. Et nad tahavad droonipiloote ja võtavad mängurite hulgast ja neil on ka punktisüsteem välja arendatud, et sa saad paremaid droone, paremat varustust ja nii edasi vastavalt punktisüsteemile, punkte sa saad hävitades vaenlase tehnikat ja elavjõudu. Vene sõdur on 6 punkti, Vene tank on, ma nüüd ei tea täpselt, aga palju rohkem punkte, et sõdur on nagu kõige väiksem punktisumma nii-öelda, mis ütleb midagi Vene armee kohta. Aga vastavalt nendele punktidele armee siseselt, siis nii palju kui sa hävitad, nii palju saad sa paremaid droone ja relvu. Et nad on toonud selle gaming või sellega nagu level up süsteemi nii-öelda, mis motiveerib just mängureid, toonud droonipilootidele hästi lähedale. Hästi selline suur küsimus on õhus, mis osas inimesi hirmutab ka. Nimelt see on see, et Eestis teenivad ju kaitseväes erinevad inimesed erinevate taustadega. Küll aga on fakt see, et osadel inimestel, kes Eesti kaitseväes teenivad, neil tuleb ju info mujal kanalitel, et kui suure küsimärgi alla läheb see lojaalsus seal? Ma tahtsin tegelikult sinult küsida seda, et aga see on poliitiline küsimus, võib-olla ma ei lähe sinna just praegu, aga mul oli endal just oleks huvitav kuulda, et kui inimene, kes Eestis elab ja tarbib, ta räägib ainult vene keelt, ta tarbib vene inforuumi, sest ta erinevatel põhjustel ei räägi eesti keelt ja ei saagi võib-olla veel siis tarbida Eesti inforuumi, aga on käinud Eesti kaitseväes, ajateenistuses ja kui tuleb mobilisatsioonikäsk, tema on Eesti kaitseväes, Eesti lipp on õla peal, vormis, relvas, jaoliige ja üle No Man's Landi 500 meetrit teemal on rinne, kus on sõdur, kes on sellest riigist, millist inforuumid on tarbinud, kes räägib sama keelt, võib-olla kelle ideoloogilised vaated on täpselt samad, et sellisel hetkel, mis võib selle sõduri peas käia, kui ta on teises mundris. Ma ei tea, kelle käest ma peaks seda küsima või... No, minu arvates ei ole poliitiline küsimus, selle sisu mõju on palju nagu suurem kui poliitika. Aga vaata, sa oled väga hästi kursis sellega, mis toimus ja toimub Ukrainas. Ja sa kindlasti tead, et Ukrainas elab väga palju venekeelseid inimesi, venelasi. Ja sa kindlasti tead ka seda, et väga paljud sõdurid, ohvitserid on ka tegelikult venelased. Mitte venekeelsed ukrainlased, vaid just nagu venelased. No ka Ukraina sõjaväe ülemjuht, tema kohta ka palju räägiti, et on tegelikult nagu venelane. Et kas rahvus ikka määrab, mida nad tarbisid, need inimesed? Nad tarbisid seda inforuumi kordades rohkem kui meie kohalikud venelased. Sest sidemed Ukraina ja Venemaa vahel olid väga tihedad. Rääkimata sellest, et sõbrad, kursuse kaaslased, vennad ja täna on see päris olukord, kui vend läheb venna vastu. Et see ei ole ainult selline nagu loosung, et niimoodi nagu juhtub, võib juhtuda. Ja see on päriselt nii, et ühe pereliikmed on üksteise vastu selles sõjas. Vaata, ei ole nagu rahvuse puhul minu arvates valemid. On erinevad inimesed. Ja ka see, et inimene on mingit infot tarbinud kunagi või isegi praegu veel nagu ei tähenda midagi. Vot see on see sama jutt, mida me siin nagu rääkisime. Nagu päriselt saad teada siis, kui ta on lahingus.
ja see on minu arvates õige nii venelaste kui ka meie kohalike venelaste suhtes kui ka eestlaste suhtes. Vaata, ajaloost me teame, et vabadussõjas osales mitu tuhat venelast. Ma ei räägi loodearmeest. Valgekaartlased, mõtled? Ja ma ei räägi loodearmeest. Mm-hmm. Ma räägin nendest venelastest, kes sõdisid Eesti üksustest. Nende seas oli väga palju neid inimesi, kes said ka medaleid, ordeneid ja see on meie ajalugu. Nüüd, kas on võimalik, et keegi mõtleb teistmoodi või on potentsiaalne oht, alati see on võimalik. Aga see peaks olema, ütleme nii, mitte timuga töö, vaid kirurgi töö, kuidas välja selgitada ja siis teha kõik selleks, et see ei oleks meie jaoks oht. Et see ei saa olla nii, et me otsustame, et terve nagu rahvagrupp on meie jaoks sisevaenlane ja või potentsiaalne oht. Ja eelkõige sellepärast, et mina olen sinuga nõus, et vaatamata sellele, et meie riik on väike ja meid on vähe, me peame olema valmis ja tegelikult me saame olla valmis. Aga ikkagi väikse riigi puhul iga püss, iga lask on oluline. Kuidas sa pakuksid välja, kui me jõuame selleni, et mingit inforuumi, ütleme, kui Vene inforuumi, ütleme, kui ta vaatab, kes käbeavad ja 60 minutit ja saateid nagu sellised, mis nimetavad Eestit ohuks Venemaale, NATO-t ohuks Venemaale ja siis Eestis võitlev sõdur, Eesti mundril võistlev sõdur, kes mobiliseeriti, on tarbinud viimased 15 aastat seda inforuumi. Kas ta on julgeoleku oht sellel hetkel Eestile? Ma veel ükskord tulen Ukrainasse tagasi. Seal on selliseid sõdureid väga palju, kes on aastaid ja aastaid tarbinud ainult Vene televisiooni. See on lihtsalt reaalsus, see oli Ukraina reaalsus, et eriti seal, kus on idaosa, me seda teame. Ja Ukrainas räägitakse, et kui Putin midagi saavutas, siis ta saavutas seda, et ühendas Ukraina inimesi sõltumata rahvusest. Kas nende seas on ka need, kes võib-olla nagu on rahul sellega, mida praegu Venemaa teeb? Tõenäoliselt on. Aga nagu see ei tähenda, et nüüd ukrainlased käsitlevad kõike kohalike venelasi potentsiaalse ohuna. Mõned on, keda tuleb nagu välja selgitada ja nendega tegeleda. Mis sa pakuksid välja, milliste meetoditega saaks seda kirurgitööd teha, et Eesti mundrit kandev vene keelt rääkiv inimene Eestis, kes on tarbinud üles kasvanud narratiividega, et Eesti on ajutine moodustis. Kuidas juurida välja seda teadmist tema peas või siis teda kaitseväest? Vaata, esiteks see, et ta on kaitseväes ja on olnud selles keskkonnas. See on juba päris korralik, ütleme nii, integratsiooniprojekt. Me seda teame. Et see on üks aspekt ja teine aspekt, et see, kes seda välja selgitab, omab ka selleks nagu ekspertiisi. Et selleks meil on olemas vastavad asutused, kes sellega tegelevad. Aga see, mis nagu peab toimuma ühiskonnas, et vaata, kui sa inimesele annad kogu aeg mõista, et ta on potentsiaalne oht, siis tõenäoliselt tema saabki mingi hetk potentsiaalne oht. Kui sa inimesele annad mõista ja teada, et ta on meie oma, siis see oht on minimaliseeritud sellega. Aga kui see oht ei ole minimaliseeritud ja see inimene on potentsiaalne oht, siis temaga peab juba tegelema vastav asutus. Laiemas plaanis mina arvan nii. Rääkimata sellest, et täna on Eestis võimalik ka vene keeles saada adekvaatset infot. Meil on olemas ka ETV kanal venekeelne. Ja rääkimata sellest, et vene kogukond ei ole monogaamne juba ammu.
rääkimata sellest, et peale sõja algust on see üldse nagu. Mis sa arvad, üks asi, mida võib-olla eestlastel on väga raske omaks võtta, mida ma olen ise näinud, et Narvas on teatud kontingent eestlasi, kes ei räägi sõnagi eesti keelt, aga käivad väga aktiivselt noorkotkastena ja käivad malevlastena Eesti vormi all treenimas sõjaks Venemaa vastu. Et kust tuleb järsku siis see, et ma olen eestlane, aga ma ei õpi keelt ära, ma ei räägi seda keelt, et kuidas süke asi nagu moodustab, miks siis mitte näiteks keelt õppida? Mina väidan ja ma arvan, et mul on õigus, et sellist probleemi Eestis tegelikult ei ole. Millist probleemi? Et vene inimesed põhimõtteliselt ei taha nagu keelt õppida. Et kunagi võib-olla oli, ma ei tea, nagu 25 aastat tagasi, nagu 30 aastat tagasi. Ja räägimata eesti keelt, aga on inimesed, kes on siin elanud 30 pluss aastat. Ja ma jõuan sinna, aga see on väga oluline arusaam ja teadmine, et sellist nähtust, sellist probleemi ei ole. Mis oli võib-olla 30-40 aastat tagasi, et ma põhimõtteliselt ei taha nagu keelt rääkida, sest sellepärast, et ma ei taha. Et tegelikult soovitakse rääkimata sellest, et kõik soovivad, et nende lapsed räägiksid eesti keelt. See on nagu 100%. Aga me peame tunnistama, et kui sa elad Narva linnas, see võimalus on minimaalne, kui mitte öelda nulli lähedane keelt õppida. Kuidas see muutub? Ajaga ja peab olema selleks eraldatud ka ressurss. Vaata, eesti keel on üheks Eesti riigi prioriteediks, sest see on kultuuri selgroog ja Eesti kultuur on kaitstud põhiseadusega. Aga me peame tunnistama, et 30 aasta jooksul eesti keele õpetajate arv on vähenenud, päriselt vähenenud, vähemalt 3% võrra. Ja kõik programmid, mis olid pühendatud eesti keele õppimiseks, olid suuremas osas rahastatud Euroopa Liidu poolt. Ma saan siis sellest aru, et sa oled selle poolt, et suurendada väga tugevalt ressursi saatmist eesti keele õppesse Narvasse, et Narvas oleks eestikeelseid koole rohkem. Igale poole, et seda ressurssi on igal pool vaja, sealhulgas eestikeelsetest koolidest. Vaata, meil õpetajaid ei ole eestikeelsetest koolides täna ja see perspektiiv praegu ei ole eriti optimistlik. Et meil õpetajaid on vaja ka Eesti koolidesse. Lõuna-Eestis, Tallinnas ja igal pool. Aga ma tahaks just rääkida koolidest, kus ikka veel käib venekeelne õpe. Juba peaaegu. Sina toetad ka seda, et see õpe muuta jõumeetodil eestikeelseks ja kõige esimestel aastatel on kõigil väga raske, aga mina näen, et seda peaks tegema ja minu silmis on julgeolekurisk, kui on inimesed, kes ei ole selle poolt. Vaata, jõumeetodid hariduses koolis ei tööta. Aga viimased 30 aastat ei ole rahulikult vabatahtlikult midagi tehtud. Vaata, see ei ole vaba tahe küsimus. Selleks, et midagi läks käima, on see nagu sõjategevus või siis haridus, pole midagi teha, on vaja ressurssi. Sul võib olla nagu vaba tahe või mitte olla seda, kui ressurssi ei ole, siis ei ole võimalik midagi teha. No see on nagu lihtsalt päris elu. Ja siis nagu, kui kooli tuleb inimene, kes ei ole õpetaja, kes ei valda metoodikat ja parimal juhul valdab keelt ja temast saab õpetaja. Räägime sellest valdkonnast, mis on sulle nagu 100% tuttav, kui keegi tuleb sind õpetama, kuidas sõdida, aga ise pole seda kunagi teinud ja puudub igasugune kompetents ja arusaam, kas sellest tuleb kasu, kas sinust saab see nagu õige sõdur või ohvitser. Ma ei saa täpselt aru, et sa räägid... Et ma räägin sellest, et selleks, et koolis oleks eesti keele õppe, selleks on vaja õpetajaid, eestikeelsed õpetajaid, keda ei ole. Aga praegu see protsess on käivitatud. See protsess on käivitatud, käib see nimelt üleminek, lihtsalt klassi ette väga tihti tulevad inimesed, kellel puudub igasugune kompetents. Kas sellest tuleb rohkem kasu või kahju, see on eraldi küsimus. Nii, Artur, ma sinu puhul näen, et sinimustvalge kumab sinust väga tugevalt, mis on väga hea asi. Kas sa arvad, et selline hästi tugev
patriootlik jõud ja mõju, mis sul on su elus olnud ja on, võib tulla ka su vanaisalt, kelle juures te käisite ka ju lippu heiskamist alati tegemas vabariigi aastapäeva puhul. On sul mingeid häid mälestusi rääkida sellest? Jaa, me käisime iga 24. veebruar 8 hommikul lippu heiskamas. Vanaisa oli ka poliitik, ta oli ka vähemusrahvuste esinduses ja Savisaarega käis väga palju ka läbi Venemaa, et siis Sotši ja Sibäri ja küüditatud juures ja need eestlased, kes seal on ja võib-olla ei räägi isegi eesti keelt enam, aga on unustatud, võnad on neist 100-aastased ikka veel elus. Novosibirsk ja lähemad natuke asuvad Omsk, eks ole. Et aga kui sa ütles sinimustvalge ja patriootlikkus, siis minu silmis see tänapäeval Eestis nagu jaguneb väga-väga tugevalt. Meil on Eestis inimesi, kes peavad end patriootiketeks sinimustvalgeks nii-öelda peast, aga mina näen, et nende tegevus on kasulik just nimelt Putinile ja ma ütlen selle otse välja. Et sinimustvalge ja sinimustvalge 2 eri mindset ikkagi Eestis tänapäeval, et Putin väga tugevalt toetab Euroopas paremäärmuslasi ja tugevalt paremale poole poliitiliselt kalduvaid inimesi ja nende mindseti ja lausa rahastab läbi erinevate varifirmade, läbi kultuuriseltsed ja nii edasi, kuidas see asi kõik käib ja võrgustik, et mina kindlasti ei ole sellise sinimustvalge mindsetiga, et ütlen otse, kõik pagulased välja ei. Mulle meeldib nagu rikkus, erinevad inimesed, mulle meeldivad ukrainlased väga Eestis, mulle ka meeldib, ma ütlen, temperament, mida siis näiteks vene rahvus ja vene kultuur meile toob, ma olen seda väga nautinud, seda muusikat väga nautinud. Mis mulle ei sobi, on vaenulikud narratiivid, neid tuleb Vene poolt, neid tuleb ka Eesti poolt, mitte Eesti valitsuse poolt, aga teatud inimeste poolt Eestis, kes mängivad sinimustvalget mängu, aga need valikud mingid aastad tagasi lausa oli, et Eesti eest tuleme Euroopa Liidust ära. Selline asi on kasulik ainult Putinile, aga seda rääkisid mingil hetkel inimesed, kes olid ainult Eesti eest jutumärkides, et mina kindlasti ei ole üks nendest. Et minu jaoks Eesti sinimustvalge patriootlikkus on ühendatus Euroopa Liiduga, NATO-ga, tööjõudu väljaspoolt nii palju kui võimalik. Ma olen selle poolt, et meil oleks väga palju erinevaid inimesi Eestis, meil räägitakse seda keelt ja minu jaoks Eesti ei tähenda seda, et vägivaldselt sunnime nii-öelda teistsugused inimesed välja siit. Et see on, kui sa ütled jah sinimustvalge, ma tean, et on väga palju erinevad kuulajad ja inimesi, kes seostavad sellega, et ma tahaks nagu selle selgeks teha, kus täpselt minu patriootlikkus väljendub. Ma ei ole isegi käinud laulupeol aastaid, aga ma arvan, et ma olen väga tugev Eesti patrioot ja ma tervitaksin siia 10 000 kaupa inimesi, kes tahavad tulla siia tööd tegema ja võib-olla aja jooksul siis eesti keele ära õppida, näiteks poolakaid, ukrainlased ja nii edasi, eks, et kindlasti ei ole see, et saadame kõik välja Eesti ainult üheks, et kindlaks ükseks kokku pakitud ideeks, see ei ole see. Artur, aga sa teed ju päris võimsat asja ja tegelikult sa oled ju mitmekülgne mees. Kuidas sa tahad, et sinu nimi ajalukku jääks? Seda mu naine küsib kogu aeg mult, et nagu kuidas sa saad nii rääkida, nagu sa räägid, siis ma tihti ütlen talle, et kui ma suren, siis tead, põletage mind ära, tantsige mu haual ja pange pidu, pange mussi, pange laserid käima, on lahe ja unustage täitsa ära, ma ei taha mingit, et tulge nutma ja sundige oma lapse sinna hauale tulema, see on vanaisa lapsed, ei saa midagi aru, minge mängige kuskil, et ma suren, tehke suur lõke ja pange korraks pidu, pange oma parimad lood peale ja ausalt unustage ära, ärge mainige kuskil ja kõik. Mul on hea olla seal, kus ma olen, et ausalt mul on okei, kui ei räägita, ei mainita kordagi enam pärast surma. No sinust võib-olla mitte, aga sinu saavutustest, tegudest, mis on tegelikult sama. Aga ma võib-olla küsin teismoodi, et kas sul on mingi nagu eesmärk praegu, mingi, ma ei tea, loominguline väljakutse või mingis hoopis teises valdkonnas, poliitikas näiteks, et kas sa enda jaoks mõtlesid välja mingit eesmärki ka? Nii imelik, kui seda ka ei ole öelda, ma olen päris õnnelik inimene. Praegu mul on tõesti, nagu eriti kõik see Ukraina ja kõik see perspektiiv, mida see andis, et mul on abielus, minu arust mul on maailma parim naine, minu arust mul on maailma parim töö, minu arust me oleme maailma parimas riigis, et mul
ausalt, mul olid kunagi jah, et ma tahan 1 miljon tellijat või ma tahan seda ja toda või seda autot, aga nüüd ma tunnen, päriselt see kõlab küll imelikult, mul on kõik olemas ja tahaks lihtsalt seda rutiini, mis praegu on, et see jätkuks, et mulle väga meeldib, käin vahel podcastis, teen kaameras, YouTube'iks, väga naudin seda, et võib-olla oleks eesmärk hoida seda rütmi, teha trenni palju, olla õnnelik, olla rahul ja õnnelik ja tasakaalus, kui ma hakkan tundma, et ma vajan midagi, siis ma teen lolli otsuseid oma elus, võib-olla teha, et ma oskaks nagu olla tasakaalukas. No tegelikult see on väga tark lähenemine. Paljud inimesed ei suuda seda saavutada, nautida hetke, kus sa oled ja päeva, kus sa elad ja keskkonda, mida sa oled endale loonud, et kõik mõtlevad, et tuleb midagi veel teha, midagi veel saavutada, see elu algab kunagi tulevikus ainult siis, kui ma midagi teen ära, kuskil olen ja nii edasi ja see niimoodi elu ka läheb ja sa ei saagi aru, et tegelikult elu on siin ja praegu, et nautida seda tuleb siin ja praegu. See, mis toimub tulevikus, on oluline, aga sa ei saa kogu aeg elada nagu tulevikus. Samamoodi kui ka sa ei saa nagu ei pea elama nagu minevikus. See ka võtab väga palju mõttetu ressurssi. Sa oled õnnelik inimene. Tead, meil on siin üks klassikaline küsimus, millele sa, ma arvan, et suuremas plaanis oled vastanud, aga ikkagi ma küsin, et milline peab olema nagu mees, et ta oleks nagu õnnelik, aga samas, et tema kohta saaks öelda, et ta on nagu õige mees. Kes on see õige mees? See on raske küsimus. See on jube raske, vaata. Mina tahaks öelda, et õige mees teeb trenni näiteks, aga siis ma tean väga paljusid mehi, kes ei tee trenni, nad on väga lahedad inimesed. Et ma ei saa seda ka öelda, eks ole. Minu elus ma tunnen mehena ennast, kui ma tõesti teen trenni, ma tunnen, et ma olen füüsiliselt tugev, heas vormis ja ma tunnen, et ma olen kurnatud füüsiliselt, ma olen trenni teinud ja ennast, jälle see valuvärk, korraks mul on valus olnud jõusaalis ja et ma nagu arenen, et soov ennast arendada, võib-olla see oleks üks asi, võib-olla käib trenn sinna alla, võib-olla mitte. See võib ka vaimne olla, paneks soov ennast arendada, julgus võib-olla olla haavatav, ma ütleks, et pärast seda, kui ma depressiooni diagnoosi sain väga tugeva, lapsega pole ka seotud ja kõigega, pärast seda nagu ma olen proovinud peaaegu et kõigile nagu avatud raamat olla, kõik küsid, ma kohe räägin ja mis ma olen teinud valesti ja nii edasi. Ja see on nii palju head on mu ellu, et inimesed ei kipu ründama sind, kui sa relvad maha paned, et ma räägingi, ja ma tegin seda lollist, tegin ise, jätsin maha ja nüüd sain õppetunni, et julgus nagu näha enda vigu võib-olla ja rääkida neist ja avalikult rääkida, mitte neid varjata ja ka oma nagu lähedastele, oma perekonnale ja nii edasi. Julgus võib olla haavatav, ennast areng haavatav. Sedega ma ei oskakski rohkem öelda praegu. Tegelikult sa rääkisid terve saada sellest, kuidas olla nagu õige mees minu arvates. Et inimene, kes võtab endale missiooni, inimene, kes on julge ja tugev, aga samas haavatav ja oskab seda tunnistada, inimene, kes oskab mõelda, kes oskab rääkida, et me siin tunni aja jooksul saime nagu tegelikult teada, kes on sinu arvates õige mees. Kas on midagi, mida sa tahaksid veel ise nagu rääkida või küsida või sa tahaksid, et meie küsiksime nagu sinu käest? Mulle väga meeldib see üks lause, mida ma kuskilt võib-olla kuulsin, aga minu arust on tõde ka, et igal inimesel on igal ajahetkel võimalus oma elus nagu kõike muuta ja see ei tundu võib-olla inimestele, et see on päriselt nii, et mina saan asju muuta, aga kui neil on elus midagi, mida nad tahaks muuta, siis tegelikult ainult nemad saavad. Et leida endasse
see osa, mis tunneb, et mina teen valikuid oma elus, mina otsustan ja mina muudan ja siis ei olegi kedagi süüdistada, kui mina sain ju kõike muuta, mis ma ikka süüdistan. Ja teine asi võib-olla, mis ma ütleks, on see, et hirm on valik. Hirm on üks suuremaid eksportrelvu Venemaalt meile, just režiimilt. Ja kui keegi tunneb tugevat ärevust ja hirmu, see on okei, seda võib tunda. Vaba riik, ise üks valib, mida tunneb, aga tuletaks meelde, et see on tegelikult valik ja seda ei pea tundma. Et sellele on mitu vasturohtu. Need on kergesti kätte saadavad, et ärgem allugem hirmule, vaid tegutseme. Kui tihti ja kui palju sa oled midagi radikaalselt enda elus muutnud? See on üks suuremaid vigu minu elus, sest ma ATH ka, ma midagi näen, järsku tajun, et tahaks midagi teist muud, ma panen nagu haamriga teises suunas ja teen väga palju kahju sellega alati. Et üks suur asi, mida ma pigem olen pidanud läbi valu alati õppima, on see, et ma tajun, et mulle ei meeldi mingi asi, kuidas hästi õrnalt ja ajapikku minna teises suunas. Mul on alati tagunda alasile kohe, et ma tahan seda asja, okei, ma lähen nagu pommitan teises suunas lihtsalt ja on väga palju teinud sellised valikud elus. Ega nad, ja selle tulemusena alati mu elu on nagu ma tahan, et see oleks, ma alati juhin seda raudselt, aga pigem ma olen pidanud õppima, kuidas nagu väga sujuvalt neid muutusi teha. Pigem olen liiga järsku teinud. Väga paljud terve elu õpivad, kuidas järsku teha neid muutusi, et oleks see julgus teha neid muutusi nagu kohe praegu. Sellega võib oma nagu vigastusi teha ka nii-öelda, et kui nii endale kui ka teistele. Minu kaaslane näiteks, abikaasa on väga nagu pehmema iseloomuga, me läheme hästi kokku, ma olen siuke vend, ta on nagu rahulik ja malbe ja ta õpib õpetajaks praegu on ja hästi tore naine. Aga ongi, et kui mina siis, me oleme 6 aastat koos olnud, eks kui mina teen ja avastan enda elus jälle, et ma tahan mingit asja muuta, mingit tohutu kannapöörde, see mõjutab ju teda ka väga tugevalt, siis ma näengi, et ma ei saa neid asju nii teha, kui kõige kallim inimene mu elus sellepärast kannatab, et mina oma elu nagu õigele järele sean, et siis proovin nagu rohkem arvesse võtta teda ka, et kas on nii, et sa ei saa olla õige mees, rääkimata sellest, et sa ei saa olla nagu õnnelik mees, kui sinu kõrval ei ole õiget nagu naist? Minu arust on nagu 100%. Ma ei kujutaks ette, et nagu mina saan küll väga suure osa oma tugevusest selle, et ma lähen koju ja ma ei tea, panen pea sülledel, olen nagu kutsikas vahepeal väike ja ma olen nagu aku laeb lihtsalt ja ma tulen välja, ma nagu gorilla, teeme asju, juhime ja käsud välja kõik ja siis ma lähen koju. Issand, kui ma kodus ka oleks siuke nagu, et naisele käsutan ja kuidagi ma väsiks nii ära, et tema saaks haige, et see ei ole viis, et ma saan ikka tohutut energiat sellest, et kui ma saan kodus nagu nõrk olla. Mulle nii meeldib see, ja ma saan väljas tugeval. See on hästi super, mulle väga meeldib kõik see, mis sa just siin lõpus ütlesid, mis toobki mind viimase küsimuse juurde. Kui ma tavaliselt olen, et ole see voice of the voiceless häälte hääl, siis sina ei pea seda täna rohkem tegema, sest sa oled andnud päris hästi oma neid vaateid ja asju välja. Mihhail, super küsimus. See oleks täpselt nagu kokkumäng praegu, sellepärast, et Rein Kahro jättis sulle küsimuse. Eks ju, meil on ka selline väike traditsioon tekkimas. Ja Rein küsis, kui oluliseks sa pead naiste rolli meeste elus ja edukuses? Ma ei näinud seda, ma kohe ütlen. Ma tean, ta saatis mulle selle alles paar päeva tagasi. Et kui oluline on naiste roll meeste elus ja edukuses? No, sa vastasid muidugi sellele küsimusele. See oli sulle minu arust? Et meil on see uus traditsioon, vaata, eelmine külaline jätab küsimuse järgmisele külalisele. Meil on juba 2 küsimust siia tekkinud, aga see tundus täpselt selline ideaalne sulle siia lõppu. Sest kuna sa oma naisest nii ilusti rääkisid, siis ma teadsin, et see küsimus peab sulle minema. Minu arust on üks olulisemaid asju üldse. Mul on raske ette kujutada, et mees on nagu efektiivne ja tugev ja hea ja õige ja õigesse väärtustega, nii et ta ongi üksi ja ta, nagu ei, ma ei saa öelda üksi, väga paljud mehed on nagu väga keeruline, ühesõnaga naine, kõige olulisem, ma ütleks, kõige olulisem üldse ja hea naine, üks vaimselt ja isegi rahaliselt, üks kõige paremad valikud, mida sa elus saad teha, on nagu õige naine enda kõrval. Igas mõttes minu arust naine, kõige tähtsam valik. Räägitakse, et
naine saab energiat nagu kosmosest ja mees saab energiat tegelikult naise käest. Jep, nii on. Artur, aitäh sulle. Arturi raamat, daamid ja härrad, minge ostke nüüd, kes siin pildiga vaatavad, siis saavad näha seda coverit ka ilusti. voim.ja.vagi@gmail.com, kirjutage julgelt, jagage seda saadet, pange pöidle, tegelikult see aitab üli palju, sellepärast, et me saame ju ise palju rohkem ja palju ägedamaid asju teile toota. Jah, hirm toodab hirmu juurde ja Ron Perlmani kuldsed sõnad, sõda ei muutu mitte kunagi. Nii et hoidke üksteist, ärge üldistage, kasvatage üksteist koos ja päeva lõpus jätke meelde kõige tähtsam asi. Ühte tugevat meest tasakaalustab ikkagi üks superhea naine.